härrased, daamid ja härrad, sõbrad, ma ei ole teid unustanud. Isegi olles puhkusel Türgis, ma ikkagi üritan teie jaoks teha videosid. Ja nagu mul ühe korra juba oli siuke rubriik nagu vastan teie küsimustele, siis ma olen ette valmistunud küsimuse, mida te olete esitanud kommentaarides ja praegu seisuga vastan. Ja esimeseks meil on True Hip Hop Eest, kes siis muretseb minu tervise pärast, aga täpsemalt. Ausalt öeldes, Kristo, kui ma sind vaatan, mul hakkab ajuverd jooksma ja tahaks, et sa lõpetad enda piinad. Ära sõita Basicut, palun. Jah, True, mis sa oled hip-hopist, et ma luban sulle, et Basic oli ainult eksperimentaalkorras. Ja ma seda ei kavatse sõita ainult väga suurtel sunniviisil, siis ma seda teen. Või siis mingi teise eksperimendi käigus. Jah, ma tahtsin lihtsalt tõestada, et Basic on mõttetu. Ja ma loodan, et ma selle videoga suutsin seda teha. Nii et ära muretse minu tervise pärast. Seda ma praegu ravin siin päikese all. Jah, mida ma loodan ka teile kõigile. Aga jätkame oma küsimustega. No nii, jätkame siis küsimustega. Simpsoni poiss küsis minu käest, et või siis räägib, et Basic kategooriaga saab klient 3 kohta. Boldist sain vastuse, et tohin ka koos sõbraga sõita, kui klientidel on 3 kohta olemas. Kui ta mul igapäevatöö olemas, siis see rahulik tegevus, mida õhtuti teha. Võib-olla osad kliendid ehmuvad ära, et meid 2, aga ise nad maksid 3-kohalise Basicu eest, mitte 4-kohalise eest. Mis ma tahaks öelda selle kohta? Ma peaks üle täpsustama, kas Bolt on lubanud seda, sest Basic on ikkagi takso kategooria ja takso. Kui ma tellin takso, siis ma peaksin ikkagi saama takso ilma mingi kõrvalise isikute. Palvetamine käib. Ühesõnaga. Kui Bolt on lubanud sulle sõita sõbraga, siis anna minna, minul ei ole midagi selle vastu. Kuid mingid kahtlused mul on sees, et Bolt on sulle reaalselt seda lubanud. Ta ei luba isegi foodi sõita mingi kõrvalise isikuga. Nii et kas see vastab tõele sinu kommentaar või mitte, raske aimata. No money, I'm broke. No nii, jätkame küsimustele vastamisega ja Evenhein küsib, et sa arvestad ainult kütust, aga lisa ka hooldus, remont, pesu, kindlustus, amortisatsioon ja muud sellised kulud. Ja ideaalis peaks seda tegema, aga kas sa tahad, et mu video tuleks miinusega või? Ma ei saa endale seda lubada, eks ole. Muidu te ütlete, et ma olen loh viimane. Kui ausalt öeldes, siis te nagu nii ütlete seda, aga mind ei koti see. Et nende asjade lisamisega on ju see, et väga raske on arvutada. Pane mulle siia konkreetselt kommentaaridesse arvutus, kuidas sa arvutad hoolduse maksumuse, remondi maksumuse, kindlustuse, amortisatsiooni, kuidas üldse amortisatsioon välja arvutada. See on ju kõik suhteline. Nii et tänu sellele, et see kõik on suhteline, ma ei kasutagi või ei arvutagi neid asju sealt maha. Nii et las see jääda siis iga ühe enda teha. Nii kaua, kui ma ootan siis minekut lõunale siin lounge'is, siis on mul aega vastata veel ühele küsimusele. Kui tihti Jani SPP küsib siis, et kui tihti seda CNG ülevaatust tuleb teha ja mis hinnaga? Mina ostsin selle auto äkki 2 aastat tagasi ja nüüd see aasta vist pean minema CNG-ga kontrolli, nii et umbes 2 aasta tagant on. Maksumust ei tea, kuna ma pole veel käinud seda kontrollimas ja pole uurinud, palju see maksab. Räägitakse, et on 70 €, aga kui sa lähed konkreetselt hooldust tegema, siis on vist 200-250 kuskil sinna kanti. Aga kindlasti need mehed, kes on CNG-d juba teinud seda kontrolli, siis nad oskavad paremini siin kommentaarides vastata. No nii, härrased.
No nii sõbrad, kell on 8 hommikul ja nii kaua kui ootan oma järgmist seiklust siin puhkusel, siis võiks teile veel vastata mõnele küsimusele. Küsib Zero Float. Järgmiseks võiks teha video teemal, mida peab tegema taksondusega normtundidega Eesti keskmist palka teeniks. Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, mida peaks tegema ja mida sa loed Eesti keskmiseks palgaks. Sest kui me võtame Eesti keskmise palga, mida arvutatakse seal 1400-1500 eurot, siis ega normtundidega on võimalik seda juba teenida. Aga midagi, et paremaks muuta, et sa saaksid ka kõrvale veel midagi panna, vaat siin on nagu teine lugu. Ja ma ütlen ausalt, ega ma ei teagi. Ma arvan, et isegi riigi sekkumine, et riik hakkab määrama, mis hinnad on või teeb siis seob hinna näiteks kütuse hinnaga või midagi taolist. Ma arvan, et see ka ei ole lahendus, sest riik on ikkagi suke aeglane organisatsioon ja ta ei reageeri nii kiiresti, kui võib siin, ma ei tea, kütuse hind muutuda. Nii et tõesti, sellele ma ei oska sulle vastustada. No nii, sõbrad, selle sukeldujaga koos ma tahaks vastata veel ühele küsimusele. Et ma ei tea, kes kommentaari pani, aga kõnemaneer on sul väga viisakalt öeldes sitt. Teada, ma ütlen selle kohta niimoodi, et see on see keel, mida mina kasutan. Seega meeldib, ei meeldi, te ei pea kuulama. Muidugi ma tahan, et olete siin, aga kui ei meeldi, ma ei saa ju keelata. Video kinni, järgmine video ja elu läheb edasi. Mis toimub? Kõigile heiteritele, kes ütlevad, et ma olen paks ja otsivad muid viise mind maale ja siis teie jaoks teen praegu trenni. Aga on üks küsimus mulle esitatud, et Kristo, millal sa aru saad, et see pole norm, et sa inimeste et millal sa ükskord aru saad, et see pole normaalne, et sa ütled inimeste nimed välja. Oi no vabandust, et te vanemad panid teile nimed. Ja mina neid lihtsalt ütlen, mis probleem on. Ja üldiselt üldse, ma ei ütle kellegi konkreetse inimese nime. Ma alati valetan oma videodes, kelle nimed seal on. Nii et nii jääb. Nimesid ma nimetan. No nii, ei ole vaja ehmatada. Valmistume pagisõiduks. Hetkel küll lähme zipline'i tegema. See on, kes ei tea, siis sellised teemad, et mööda trossi paneme mägede vahel. Me kahjuks otsustasime, et me ei tee seda. Tahaks veel tulevikus ka mingid videosid teha. Ma kardan, et ma annan otsad seal, tehes seda zipline'i. Nii et mina jätan selle vahel. Aga pagi me teeme küll ära, on ju muise. Pagi me teeme ära. Muisuga on ka valmis, kohe paneb ette. Näita. Kuidas see sul välja näeb? Läheb aega. No nii, valmis pätid. Peaks nagu niimoodi siis minema, aga vist ei ole niimoodi. Ühesõnaga, siin on tähtis kuidagi kinni ennast saada. Kuidas need kaks ühendada oma vahel? Ei jõudnud jah kaugele. Meie grupp on juba sinna ära läinud juba sinna mööda kurvi. Meie jääme siia seisma. Meil läks gaas peale ja maha ei tule ja pidin sõitma siia nii-öelda kraavi. Ei, seda ei saa kraaviks nimetada. Mäkke.
mäkke, aga noh, meil mehaanikud kaasas ja lubasid kohe korda teha. Loodame, et nii läheb ka. No nii, sõbrad, nii kaua kui ma naudin siin safarit Türgi mägede vahel, siis ma leian ka teie jaoks paar minutit, et vastata veel ühele küsimusele. Ja kes esitas küsimuse, ma kahjuks ei salvestanud, aga äkki peaksid uue ameti valima, kui nii vähe teenid. No ma ei tea, mis on vähe, kui vähe siis on vähe. Nädalavahetusega ma teenisin 250 €, töödates 2 päeva. Siis mulle tundub, et ei olegi kõige hullem, eks ole, et 17 tundi, 2 päeva, 250 €. Kui sa teenid rohkem, palju õnne sulle. Aga lisaks ma võin seda ka mainida, et ega see ei ole mu ainukene töö. Ja üldse, ega taksondus ei ole mu töö, see ei ole mu põhisissetulek. Ma võin selle homsest maha jätta ja ega suurt midagi mu elus ei muutu, ainult et mul ei ole videosid teha. Ehk siis videod. Kõik mu videod on seotud taksonduseks suuremas osas. Seega, nii kaua kui ma teen YouTube'i, sõidan ma ka taksot. Ja vastupidi, nii kaua kui ma sõidan taksot, nii kaua ma teen ka YouTube'i. Nii et ma ei hakka valima mingit uut ametit endale. Ja nii kaua kui ma naudin siin puhkamist sellises imeilusas kohas mägede vahel, siis otsustasin vastata veel ühele küsimusele, et Kristo, miks sul on kurikas pagasnikus, see on ju keelatud. Ma ei oska öelda, kas pesapallimängijad võivad kanda kurikat pagasnikus või mitte. Aga minul muidugi ei ole sellel eesmärgil. Ja ega kui ausalt öelda, ega ma ei teagi, miks või kus see kurikas sinna sai. Mingil hetkel see kurikas lihtsalt tekkis sinna. Pesapalli ma ei mängi. Muul otstarbel ma pole ka seda kasutanud. Nii et las ta sõidab, mis sellest paha on. Äkki kunagi päästab mind välja hädaolukorras. Sõbrad, passid on valmis pandud, passikontroll on selja taga, nagu te aru saate, siis mu puhkus hakkab läbi saama, nagu ka see video, aga mul on veel aega vastata ühele küsimusele ja see küsimus tuleb siis Vantsen Q'lt, et tasub Superbile mõelda, lihtne, mugav ja väga ruumikas, golfid isegi nobedad ja ruumikamad kui see Volvo, mis mul on. Jah, tõesti, ma olen sinuga nõus, Superb, suurepärane auto, golfid ka ajavad asja ära, aga mul oli võtta lihtsalt Volvo. Ma ei pidanud seda ostma, mul oli lihtsalt võtta seda. Ma teadsin, mis selle väärtus on ja seda ma kavatsen praegu nulli teenida. Nii et ma jään selle Volvo peale, võib-olla kunagi ostan Superbi ka endale. Hetkel jääb Volvo. Sõbrad, aga reis on läbi, puhkus on läbi, video on ka lõpuni jõudnud, nii et kui meeldis, pange like, kui ei meeldinud, dislike, nii nagu asjad käivad ja nagu ikka järgmise kohtumiseni.